kui sa ainult oma aega juhid, mis juhtubki, on see, et sa ja kus mina olin ka aastaid, et sa võidki terve oma tööelu näiteks esimesse faasi kinni jääda, mis on voo kontekstis raskusfaas. Et natukene raskust või sellist frustratsiooni, et sul on nagu mingi, ma ei taha, mul ei tule välja, et see on nagu see hind, mida maksta, et voogu kogeda, on ju, aga see ei pea olema 5 tundi, see võib olla 15 minutit, eks ole. Raskusfaas. Väga selline hea, hirmuäratava kõlaga sõna. Ja. Kuidas sinna minna, milles see seisneb, miks see hea on, miks see vajalik on ja kuidas sinna siis mitte kinni jääda? Ja raskus on nagu tunnel ja tunneli lõpus on valgus, eks voog. Naiste jutud. Naiste jutud. Armsad naiste jutude sõbrad, täna me räägime ühest väga huvitavast ja olulisest asjast, mis võib teha su elu 5 korda paremaks ja sind õnnelikumaks nii tööl kui kodus kui hobidega tegeledes. Ja selle asja nimi on vooseisund. Ja kõlab natukene võib-olla segaselt, kui me läheme asja sisse, saad aru, et tõenäoliselt sa oled seda kogenud, tõenäoliselt sa saad seda paremini ise juhtida ja see ei ole väikese kitsa privilegeeritud loominguliste inimeste siseringi privileeg, vaid see on iga ühele kättesaadav asi. Mina olen Kristiina Araudes ja mul on abiks teile seda vooseisundit lahti seletamas selle ala üks Eesti parimaid asjatundjaid, edu coach ja biohacker ehk siis selle ala suur eestvedaja ka, Kristel Tuul. Tere tulemast, Kristel! Tere tulemast! ja kes siis kuulas osa 417 või siis näiteks täna siis avastab, et Kristel on nagu maailma kõige ägedam naine, siis võta ette ka 417, mis räägib siis sellest, kuidas ennast saab nooremaks äkkida, terve hunniku aastaid saab maha lahutada, proovisin, no ütlen nii, et ma olen laisk kass aga natuke asju ma ikka proovisin ja mõjusid ka need mõned asjad. Aga läheme voo juurde, sa ütlesid kohe esimene kord, kui sa tulid siia, et see on su lemmik teema, miks? See on lemmik teema, sest kui ma 20-ndad ajasin taga seda ainult ühte viisi edu saavutamist, kus oligi nagu tööedu ja raha, on ju, ja ma sellega sain, aga see oli põlesin 2 korda läbi, ma prioriseerisin ainult tööd. Mina olin kõige viimasel kohal, töötasingi 12-13 tundi päevas, ärkasin üles niimoodi, et mul oli juba to-do list oli juba peas. Ma tundsin siiralt, et puhkamine on aja raiskamine, ma pidin kogu aeg midagi tegema, ma olin pidevalt sellises stressiseisundis. Ja siis umbes see oli vist mingi 7-8 aastat seda kõike tehes ja saavutades siis seda nagu raha ja neid töötulemusi, ma olin sisemiselt nii tühi. Ma mõtlesin, et selline edu saavutamise viis ei ole elamist väärt. Ei ole tõesti, aga kust sul tuli selline tunne, et sa pead kogu aeg tööd tegema? Mis see sisemine ora siis oli sul? Kusjuures läbi saab põleda ka siis, kui sa oled väga kirglik selle osas, mida sa teed, on ju. Mul lihtsalt nii nagu meeldis ja eks on see dopamiini sõltuvus ja veel ja veel. Ma müüsin raamatuid 6 aastat Ameerikas, ma olin top 5% müügiinimeste seas, on ju, et seal oli kogu aeg nagu, kunagi ei ole piisav, on ju, et veel ja veel. Mul kindlasti oli lapsepõlves seda ebapiisavuse teemat, et alati saab paremini. On ju? Ja eks see nagu keskkond oli ka väga süke toksiline, maskuliinne, et oligi, et kas sa lähed tööle või sa lähed mingi arsti juurde ja mingid vahepealsed varianti ei ole, on ju, et hästi süke karm. Olime Silicon Valley's oma tehnoloogia startupiga, seal öeldi ka meile kiirendis, et see ettevõte, kes esimesena kontorisse tuleb, viimasena lahkub, võidab. On ju? Et hästi selline nagu hästi palju tööta. Ja kuna ma enam ei olnud valmis, mul oli lihtsalt kõrini sellisest edu saavutamise viisist, siis ma hakkasingi otsima teistsugust. Ma ei taha ka nagu, et okei, ma siis nagu, ma ei tea, jään koduperenaiseks või ma ei saavuta oma eesmärke. No mustvalge ei ole, jah. Just, et kuidas ikkagi saab. Ja võt siis oma 6-aastase teekonna käigus ma avastasin ka voo ja just ka nagu sa enne ütlesid, et kuidas mina olin ka olnud
alateadlikult või ebateadlikult ka voos oma kõige parematel nendest raamatumüügis müügipäevadel, teadmata, mis asi see on ja kuidas seda nagu teadlikult saab treenida. Ja kuna see on lihtsalt minu elu nii palju rikastanud ja võimaldanud just sellist mitmekülgset ja tähendusrikast edu saavutada, siis sellepärast ma olen ka nüüd Eesti esimene sertifitseeritud vooseisundi koolitaja. Ühesõnaga huvitas, võtsid Jaa. pulkadeni lahti, tegid endale aastatunni selgeks, aga teeme siis kuulajatele ka selgeks. Mis asi see voog on? Millest see koosneb? Millest tekib? Millest kaob? Hakkame kõige lihtsamast asjast peale, et üldse saaks aru, millest jutt. Jaa, seda võib-olla tihti aetakse sassi, see kõigepealt ei ole voolamine või siuke lihtsalt kergus kuskil, see ei ole 45 minutit mediteerimist või lihtsalt siukest lihtsa elu elamist. See on treenitav ja mõõdetav keha-meele seisund, kus see on selline naudingu seisund, kus sa tunned, et sul on täielik enesekindlus, et sa saad hakkama, mis iganes sa teed, et sa tunned, et sa saad hakkama. Sul sisemine kriitik on vaigistunud, et sa tunned ennast kõikvõimsana, nagu kõik on võimalik. Ja või sisemine kriitika on lihtsalt korraks eemaldunud, et ta on ju alles ikka, aga sa lihtsalt ei fokuseeri sellele, eks ju. See on siis bioloogiliselt vaigistunud, seda siis nagu teadusuuringud on avastanud, et sul aju lülitab sisemise kriitiku voo ajaks välja. Vaata, kus nutikas aju meil. Ja see on nii nauditav, et uuringute kohaselt inimestele, kellel on kõige rohkem voogu oma elus, on kõige rahulolevamad oma elu üle. Ja siis see teine pool on, mis mulle meeldib, et seal on nagu mõlemad küljed, et üks on see nauding, aga teine on, et sul on võimalik saavutada erakordseid tulemusi, näiteks töö kontekstis, et see võib-olla ise ka ei usu, kui erakordseid. Jällegi uuringute kohaselt see on 5 korda suurem produktiivsus, mis ei tähenda, et sa pead 5 korda rohkem tööd tegema, vaid et sa jõuad 1 päevaga ära teha sinu kolleegi nädala töö. Mul näiteks üks klient ütles, et tema tegi 2 nädalaga 2 kuu töö ära. Ja täiesti nõustun, et see on võimalik, me oleme teinud ise neid asju, me oleme näinud inimesi, kes seda teevad ja siis tundub kõrvalt, et kuidas ta seda teeb. Aga seal ongi see seisundite vahe, aga üks asi veel, mis ma tahaks nagu täpsustada, et 5 korda produktiivsem, et sa ütlesid, et see ei ole 5 korda rohkem tööd, aga mis sa siis täpselt selle all mõtled või milles see suurem produktiivsus siis avaldub? Minu jaoks ja need naised, kes minu juurde coaching usse tulevad, nende jaoks on oluline mitte ainult võib-olla jahtida anget, et hästi palju nagu tööd teha või nad tahavad rohkem vabadust ja paindlikkust, et ma tahan saavutada oma eesmärgid, aga omada ka aega iseenda jaoks, oma tervise jaoks, oma pere jaoks. Ja tihti nagu ei jää selleks kas aega ja energiat on ju. Ja siis see voog, mina ka, et see võimaldab sul, ongi selle võib-olla vähema ajaga lihtsalt rohkem ära teha, et sul jääks aega muude asjade jaoks. Et minul on praegu 2-aastane tütar, ma töötan 3 päeva nädalas ja ma olen selle aastaga rohkem saavutanud kui ja mitmekülgselt igas eluvaldkonnas, kui näiteks 5 aastat tagasi, kui ma töötasin iga päev. Ja vahe ei ole selles nagu päevade arvus, vaid selles ma aina rohkem, mul on tütar rohkem võimaldanud mul voogu kasutada, sest seal on paar sükest voopäästikut, et ma olen rohkem voos olnud ja selle pärast ma saan 3 päeva nädalas ainult töötada ja veeta aega tütrega ja oma tervisega tegeleda ja kõike muud teha. Aga näiteks kui nüüd keegi ikkagi veel nagu kuulab, mõtleb ja kahtleb, huvitav, kas ma tean seda, kas ma olen seda kogenud. Kui sa ise koged voogu, millest sa selle ära tunned, mis on need siuksed emotsioonid või tundemärgid või siuksed märksõnad, millest sa aru, vau, see vist oli see. Seal on siis mõtle nüüd ennast voogu ja siis refereeri meile. See on olemas tegelikult ka teatud täitsa nagu välja uuritud siuksed konkreetsed nimed või tunnused, aga ma räägin ka kombineerin selle enda kogemusega. Teeme niimoodi järjest, kõigepealt võtame sinu kogemus, sest mulle kõige rohkem meeldib alati see, mis sina ise tunned. Ja siis paneme teooria otsa. Mina ja ongi võimalik täitsa siis ka elus automaatselt voosse minna. Minul on näiteks ilukirjanduse lugemine. Ja see on selline tunne, et kui ma võtan raamatu kätte, see on nii
naudingut tekitav, et ma tegelikult ei suuda, üliraske on raamatut käest ära panna enne, kui see läbi on. Eks ma võin öö otsa lugeda ja niimoodi, et keegi räägib minuga, ma ei kuule, ma lihtsalt olen nii keskendunud sellele, see on nii nauditav, nii lihtne. Raamat olema. ja see pildid, ma nagu lähen ise, olen üks osatäitja, et ma näen silme ees kogu seda tegevust ja olen üks osatäitja, et ma lähen nagu nii selle sisse.